Vaatamata külmale ja vihmasele sügisilmale on Tudeng TV uudised taas teie ees. Mina olen Anni. Ja minu nimi on Karel. Vaatame nüüd üle, mida põnevat meil teile täna pakkuda on. Kas veebipõhiselt on võimalik lahendada probleeme? Muusikat pakub Mad Morality. Kogeme otse-eetris virtuaalset tõelisust. Mõtestame aja keerulist olemust. Viimase aja üks traagilisemaid sündmuseid Viljandis tuletas meile kõigile meelde, kui oluline on tegelikult oma probleemidest rääkida. Kui aga sinul ei ole inimest või kohta, kuhu oma murega pöörduda, siis ehk leiame sellele lahenduse meie järgmisest loost. Minu kõrval seisab Kaari, kes on internetilehekülje lahendus.net nõustaja. Tervist, Kaari! Tervist! Mis asi on lahendus.net? Lahendus.net on kõigepealt siis psühholoogiatudengite poolt juhitud organisatsioon, mis pakub tasuta psühholoogilist nõustamist. Ja milliste muredega sinna pöördutakse? Muresid on muidugi seinast seina üldiselt. Suuremaid on väiksemaid, aga kõige levinumad on suhteprobleemid. Kuna see on ka hästi lai teema, mitte ainult romantilised suhted, vaid suhted perekonnaga, suhted sõpradega või siis suhtlusprobleemid, nii et tekib ärevus, et ei julge endale sõpru leida, ei julge suhelda. Aga kas see on võimalik, et interneti teel võib saada keegi vaimselt abi, mitte niimoodi nagu meie praegu silma kohtudes, aga et interneti teel kirjutades võib saada keegi oma probleemidest lahti? See on keeruline küsimus, et kindlasti kõikidest probleemidest niimoodi lahti ei saa. Pigem on see, et me pakume sellist toetust ja abi, et inimene saab, see on esimene kanal, kuhu saab ilmselt pöörduda kiiresti, kui psühholoogi juurde võib-olla nii kiiresti muidu ei saa. Ja pigem me pakume sellist toetust, sest et kindlasti väga suur roll on meil edasi suunamisel. Kui me näeme, et inimene on väga suure probleemiga, siis me üritame ikkagi saada reaalelus psühholoogi juurde. Aga sellist mingite väiksemate asjade puhul võib siis öelda, et saab ka otsest abi. Sa mainisid, et peamiselt on suhteprobleemid, millega pöördutakse, aga kui nüüd natukene mõelda sellele sündmusele, mis see nädal toimus, koolitulistamine, kas sellised koolitulistajad, kas sellised inimesed võivad ka teie poole pöörduda või on pöördunud selliste muredega? Seda on väga keeruline, kas on pöördunud, et keegi vast ei ole öelnud välja, et mul on plaan tulistada, aga kindlasti need inimesed võivad pöörduda. Vaadates, et see inimene oli väga tegus internetis ja noored on üldse väga tegusad internetis, et siis see suhtlusvorm võiks neile iseenesest sobida. Mis vanuses inimene võib pöörduda lahendus.netti? Igas vanuses inimene, kes vähegi kellele sobib arvutis kirjutamine, tõlkimine, see võib pöörduda. Selge, aitäh sulle, Kaari. Nii et tudengid, kellel on südamemured, siis pöörduge lahendus.net ja loodetavasti saate sealt abi. Nüüd on aga teie ees bänd, kes on tutvustanud end sõnadega okei, normaalne ja peab meeldima. See bänd on Mad Morality. Our goals and our dreams, everything is by the book now. Creative thinking now. Idiocy has spread out worldwide like a epidemic disease which causes face bombing. Try to figure it out. Is this a revolution? It's in the people are losing their minds. What it is that makes things so disrupting yourself and don't spend like a rubber. Take your head out of the breath and see it right and open your eyes and welcome you to bullshit society. Empty words. You could turn all things around if you want, if you cared.
Try to figure it out. Is this an evolution? It's silly people are losing their minds. What it is that makes think and don't destroy yourself and don't feel like a rubber chain in your head. Out to the breath and see this light and open your eyes and welcome you to bullshit society. Idiocy has spread out worldwide like epidemic disease which causes face bombing. What it is that makes think and don't destroy yourself and don't feel like got a rubber tape in your head. Out to the breath and see this light and open your eyes and welcome you. What it is that makes think and don't destroy yourself and don't feel like got a rubber tape in your head. Out to the breath and see this light and open your eyes and welcome you to bullshit society. Novembril toimub Viimsi kinos üritus nimega Mängime suurelt. Mul on väga hea meel tervitada siin stuudios ühte selle ürituse korraldajatest, Eerik Kesa. Tere, Eerik. Ma saan aru, et tuleb kokku suur hulk inimesi ja kõik hakkavad videomänge mängima. Just nii. Mismoodi see välja näeb? 100 inimest tulevad kinosaali, istuvad maha ja kõik mängivad? No põhimõtteliselt, kuna kokku on seal siis 9 videomängu ja samas ka lauamängud ja siis veel cosplay võistlus, et eesmärk oleks ikka, et inimeseks käiks ringi, prooviks seal, et kuna meil on kohal kõigist generatsioonidest põhimõtteliselt mängud, et meil on alates seal vanematest NES-i mängudest nii-öelda telekamängud siis kuni PlayStation 3, PlayStation 4 ja siis samamoodi on näiteks Oculus Rift kohal, lauamängud, et eesmärk olekski, et hästi palju käiks ringi, sotsialiseeruks ja mängiks mänge. Kuidas see on võimalik, et ongi 20 inimest, kas nad saavadki korraga mängida kõik seda sama ühte mängu seal suure ekraani peal? Ei no, see on võistluse formaadis selles suhtes, et kuna ongi enamjaolt võistlusel ikka mängitakse selliseid a la kaklusmängud, spordimängud või rallimängud, et kaklusmängudes seal on väga lihtne, et mängivad oma raundi ära ja siis tulevad järgmised, et see on siis bracketitega tehtud ja lõpuks on siis finaalid suurel ekraanil. Millest üldse selline mõte, et viia videomäng kinolinale? Selles mõttes, et kodus teleka peal on videomäng lahe, eks ole. Aga kui saad seda ikka vaadata eriti suure ekraani pealt ja eriti hästi seda kogeda samamoodi, tegelikult see on päris selline, ütleme, inglise keeles on väljend spectator sport, et samamoodi võivad ka videomängud seda ju olla, et kaasa elada näiteks, kes võitja poolele või kaotaja poolele, et FIFA 15 vaatad nagu ikka päris jalkamängu, ütleme niimoodi. Kui populaarsed videomängud tänapäeval noorte seas on? Selles mõttes ma mäletan, et kuskil 6-7 aastat tagasi iga minu teine tuttav mängis mõnda arvutimängu, aga nüüd ma ei ole seda enam oma sõprade juures täheldanud. Mul on endal täpselt üks arvutimäng arvutis ja ma mängisin seda viimati umbes aasta aega tagasi, see on Richard Burns Rally muide. Et kas ma olen lihtsalt ise ajast maha jäänud või kui populaarne see siis ikkagi on? Ma usun, et see on täpselt nii, et palju aega sul selle jaoks on ja mis huvid sul muidu vabaaegselt on. Et videomängudega on paraku niimoodi, et noorte seas on ta kindlasti populaarne, aga järjest rohkem, ütleme, kogu see populaarsust ka täiskasvanute seas.
ütleme, et enam ei ole seda mantrat, et videomängud on mõeldud ainult lastele ja see on tegelikult jabur, sest et hästi paljud tänapäeva videomängud võivad olla suurepärase story'ga, nad võivad olla väga arendavad, ütleme näiteks Minecraft või midagi taolist, inimene saab oma kujutlusvõimel täiesti vabalt lennata lasta. Et seega ma usun, et oleneb inimesest, kellele sobib see meedium, kellele mitte, et samamoodi mõni inimene loeb raamatuid, mõni mitte. Te mainisite sellist põnevat mängu nagu Oculus Rift, et ma saan aru, et seda saab ka seal Viimsis proovida ja sellega tutvuda. Tegelikult ei ole tegemist päris mänguga, et see on nimelt see on lisaseade. Just tahtsingi küsida, et mida see kujutab, mina kuulen seda nime pärast esimest korda. Nii palju, kui ma selle kohta lugesin, ma sain aru, et see viib mind tõesti kuskile teise maailma. Ma ei ole seda kunagi proovinud, aga ma näen, et sul on see laua peal kaasas ja me saame seda kohe siin ka proovida. Et põhimõtteliselt see on, ütleme, käib pähe ja siis tal igale silmale on siis natukene erinev pilt näidatud, ehk siis tekib täiesti see tunne, et sa oleksidki nagu virtuaalses reaalsuses. Et see päris mäng ei ole, et tema jaoks on tehtud küll mänge, tema jaoks on mingisugune umbes 2000 demo ja samamoodi kommertsmängudes enam 15-20 toetavad loomulikult ning mingisugune paarsada saab siis mängida hetkel koos 3. osapoole driveritega. Aga see on, ütleme, esimene samm just nimelt sellele täielikule virtuaalreaalsusele. Ehk siis näiteks on tehtud Oculus Riftiga koos veel selline tore asi nagu Virtuix Omni, mis on sisuliselt treadmill, ehk siis sa seisadki seal peal ja jooksed ja kui ette mängida näiteks mingit, ma ei tea, sõjamängu või seiklusmängu niimoodi, et sa peadki reaalselt jooksma ja... asi on viidud võimalikult reaalseks. Aga äkki ma siis saan proovida, et paneme selle asjanduse mulle pähe ja vaatame, et kas see on kuidagi ohtlik ka, et ma ei tea, et ma võin siia kuskil peaga vastu seina joosta või... No see oleneb täpselt, et kuivõrd palju su aju suudab see asi ära petta. No nii, äkki ei suudagi. Ühesõnaga paned pähe. Nii, ma nüüd saan aru, et ka televaataja peaks nüüd nägema umbes sama pilti, mida mina sealt nüüd näen, eks? Tule nüüd natuke siia poole, et siin on see kaamera tunnetab ära nii-öelda sinu pea asukohta. Ja kui oled valmis, ma vajutan play. Oota, ma ei ole päris selle asja nagu sees. Ma näen, siin on mingisugune oranž mingi asi, kus sees ma nüüd peaks nagu istuma. Nii. Nüüd ma nagu olen siin keskel enam-vähem ja ongi nii Ameerika mäed, nagu ma aru saan. Just. No nii. Ja vajuta siis mängima. Ma ei ole kunagi sõitnud Ameerika mägedel. Aga sa võid praegu rahumeeli ringi vaadata üles alla, et see tunnetab ära, ütleme, sinu pea asukohta. Et vaata näiteks üles vasakule paremale. Ja, nii nüüd ma tagurdan kuskile. Ma saan aru, et see nüüd hakkab sõitma. Kas ma selge ees lähengi või ta kogu poogu alles? Ta kogu kogu. Oi, issand jumal. See on tõepoolest väga reaalne. Ma veidi kardan juba, et mis siit saama hakkab. Mul jalad värisevad, päris ausalt. Vaata alla. Ja kõrgel olen ka. Issand jumal. Kuule, ma ei taha sellega sõita enam. Ja palju selline seadaldis siis nagu maksab või? Issand ei, nüüd hakkas minema ära veel vasta. Ma ei taha alles. Ei. Ma võtan ära. Päriselt, ma ei suuda. Ma tõepoolest ei suuda. Ma tahaks istuda, ma tahaks kuskilt kinni hoida. Ja nagu ma küsin, aga palju selline seadelis maksab, kui ma tahan sellega? Arenduskomplektid on nüüd enamjaolt juba välja müüdud, aga see on siis teine versioon sellest, aga hinnaks on umbes niimoodi 500 euri ringis. Et 550-500 euri. Aga igatahes aitäh, Eerik, et sa tulid ja seda kaadervärki meile siin saates näitasid. Kui ma kunagi saan, äkki ma tulen isegi 8. novembril kohale ja proovin seda asja veel. Suurepärane. Aitäh, et saatesse tulite. Tänan, et kutsusid. Nüüd aga näeme, kuidas meie oma Rauno Kuusik, kes on võtnud oma südameasjaks mõtiskleda elu suurimatel küsimustel ja nendega seonduvatel teemadel. Tänaseks teemaks on aeg. Elu suurimatele küsimustele otsib vastuseid Rauno Kuusik. Mis kell on? Et aja näitaja. Ei muidugi naljanine. Tegelikult? Ei tea või? No muidugi tea, sest aeg ei peatu. Ei. Aga miks ma siis küsin sul nii totter küsimuse? Aga tegelikult ju aeg saadab palju rohkematki veel, kui ainult seda. Aeg algab
aeg lõpeb, aeg kestab, aeg saab teenida, aeg saab surnuks lüüa, aeg saab raisata, aeg parandab kõik haavad, aeg kaob, rõõmud jäävad. Ja muidugi vana hea klassika. Ei ole halvemaid ega paremaid aegu, on vaid siin ja praegu. See on ju kõige aktiivsem, passiivsem asi maailmas. Sest kui sa mõtled, et siin ja praegu peaks olema üks punkt, aga samas ta ei ole ka enam seal. Sest kui ma ütlen praegu, et ma olen siin ja praegu, siis selleks ajaks juba, kui mul on ära öeldud, et ma olen siin ja praegu, on see siin ja praegu muutunud juba seal ja hetk hiljem, hetk tagasi. Muidugi, näiteks Põhja-Tallinn. Nemad ütlevad, et tuleb vaadata ainult taevasse ja siis on näha, kas meil on aega veel. Võib-olla neil on lihtsalt päikesekellad, võib-olla nemad vaatavad sellepärast taevasse, et päikese järgi otsustavad, mis aega. Aga muidugi loota Eestis, et päikese järgi saaks mingi aega panna, on sama lootuseta kui arvata, et mingi 23-aastane noormees oskaks nüüd kõigile öelda, mis aeg tegelikult on. Nii et kui te nüüd lootsite, et see on järjekordne võimalus saada midagi targemaks, siis äkki te ei saanud. See ei olnud Rauno esimene ega kindlasti ka mitte viimane filosoofiline mõtisklus. Nüüd seisame aga taas siin bändi juures Mad Morality. Poisid, kas ka teie olete vahel filosoofilistele küsimustele mõelnud? Ikka. Päris tihti seegi. Et kas või nagu kool nõuab seda, et kui saada kas või mingi häid tulemusi, siis sa oled pidanud neile mõtlema. Ja ikka vahest. Vaadates teie eelmist lugu tundub, et te olete juba päris head omal alal. Kaua te siis olete koos mänginud? Vist on aasta või? No selle täpse koosseisuga oleme umbes aasta, kuid tegelikult Martiniga koos me juba hakkasime päris mitu aastat tagasi tema juures istudes, teinud loometunde, üritanud mingeid asju kokku mängida, mõelda ja siis lõpuks mõtlesime, et peamegi kaasama uusi liikmeid ja selle aasta jooksul, mis me oleme mänginud põhimõtteliselt, oleme muutnud juba bändi nime ja vahetanud ka bassimehe välja, sellepärast, et eelmisel bassimehel olid lihtsalt teised huvid. Ja nüüd on teil siis ideaalne kooslus? Jah. Seltskonna mõttes on väga hästi meil läinud, et kõik tibens-tobens. Kui raske või lihtne on tegelikult sellisel noorte bändil läbi lüüa? Aega peab olema kõvasti ja tutvusi peab kindlasti olema. Kui sa alustad, siis ei ole ka sul mingit tutvusi ega kuskilt nagu esineda. Ja nagu meil esimesel esinemisel oligi, et läbi Karli tutvuste saime siis vähe suuremale lavale ja see läks meil kõik väga hästi, saime väga positiivse kogemuse ja peale seda saime julgust ja esinesime ka paaril sünnipäeval. Et see on see läbilöömine, eks, et mis seltskonnas ka, et kui nagu massimeedias, siis muidugi, et mis muusika peale läheb. Aga oluline on see, et sa teed seda, mis sulle meeldib ja teed enda jaoks, mitte rahva jaoks, et selleks, et kuhugi jõuda. Teedki oma jadajad ja vaatad, kuhu välja jõuad. Ja mis oleks teie tulevikuplaanid siis? Suured ikka. Ikka hea on suurelt mõelda, kaugele. Esmalt üritame lugusid juurde kirjutada, jah, aga teeme ikka seda, nagu meile meeldib ja täpselt oma mõttelaadi järgi. Selge, aga aitäh teile. Nüüd jääb meie saadet lõpetama Mad Morality looga Life I Want. Aitäh vaatamast! So many things I like to ask, but there is no
one who could reply. Am I alone? Who's off the road? No guiding signs to life I want. Once again, sitting thoughtfully, trying to see what's happened with time. All I know that nothing's like it used to be. It's different now. It's different now. But where I've gone, where's my flame? What will fare in this weird pain? Why it's like this, that yesterday seems always better and brighter. There are so many things I like to ask, but there's no one who could reply. Am I alone? Who's off the road? No guiding signs to life I want. There are so many things I like to ask, but there's no one who could reply. Am I alone? Who's off the road? No guiding signs to life I want. Life I want. Life I want. Life I want.